tere, kallis peresaate vaataja! Oleme Cityspas tegutsevad personaaltreenerid Monika Lauri ja Igor Burdin. Tere! Aga täna oleme tulnud Piritale selleks, et näidata ette mõned harjutused, mida on tore tegelikult teha siis õues. Ja kui õues saab treenida vabalt ilma igasuguste vahenditeta, siis selga ja selja treenimiseks oleks tõesti vaja mõnda väike vahendit. Üks tore vahend ja väga lihtne vahend, mida on kerge igale poole kaasa võtta, on kummilint. Kummilinti on erinevas raskusastmes. Meie oleme siin ühe raskema kaasa võtnud ja näitame nüüd ette 3 lihtsat seljaharjutust. Nii, palun Igor. Kui ei ole kummilinti kuhugi külge panna, siis väga lihtne on teha seda harjutust lihtsalt keha asendit ja nii-öelda maapinda kasutades. Seljatõmme, välja hingates tõmbad küünarnukid üles poole, sisse hingates lased järgi. Kummilindi paned nii, et tõesti see kogu aeg on pinge kummilindis tunda. Väga hea. Nüüd, kui sa leiad posti või mõne sellise toreda jõujaama, siis on jälle hea kasutada siis harjutuse tegemiseks sellist asendit. Välja hingates tõmme, töö läheb rohkem nüüd siia abalude vahele. Just täpselt see koht, et õlad ei oleks sees, et meil oleks hea rüht. Ja jälle välja hingates seljatõmme, sisse hingates lased järgi. Välja hingates seljatõmme, kuidas on? Väga mõnus. Tunned? Jaa. Okei. Ja veel üks variant. Meil on siin hea võimalus riputada kummituubi üles. Parim selja treenimiseks üks harjutus on siis tegelikult lõuatõmbed, aga kui selleks on meil jaksu vähe, siis on väga hea alustada kummituubiga. Välja hingates ülevalt tõmme ja sisse hingates lasen järgi. Kummilinte on igasuguseid, ütlesin vahepeal sõna kummituub, et vahest on nad ka sellise tuubina. Tegelikult vahet ei ole. Välja hingates. Hästi. No nii, ma arvan, et meile tänaseks aitab. Nii et kummituube, kummilinte on saadaval igas spordipoes, on ka suuremates supermarketites. Mine vaata, mis sulle sobib ja alusta kohe treenimist. Kohtumiseni jälle järgmisel nädalal. Aitäh!